Täna on meil kolmapäev, on jõudnud kätte jaanuarikuu. Parim tehnikasaade üldse ever 2007 aastal algas. Jah, aga ma nüüd täiendaksin, et kätte on jõudnud jaanuarikuu praegu meie virtuaalsetele kehadele. Meie reaalsed kehad istuvad detsembrikuus laua taga. Ootavad pauku. Miks me seda rõhutame? Me oleme korraldanud ju suurepärase hääletuse. Õigemini on hääletanud meile suurepärased inimesed, öelnud oma eelistusi aasta telefoniks. Ma ütleks, et see meie aasta telefoni saade või see ülevaatik saade tekitas kuidagi üllatavalt sellise sisuka vastukaja. No isegi positiivse. Et me olime üllatud. Me ise natukene olime võib-olla, kuidas öelda, siis mitte nii tõsiselt võtnud seda protsessi kõike. Ma mõtlesin selle välja, aga peale seda, kui me saime väga sisukaid kommentaare, me muutusime oluliselt tõsisemaks kogu seda protsessi siis nagu läbi võttes. No aga võib-olla ikkagi motiveeris kõiki vastajaid see kollane karp. Kindlasti, see oli üks motivaatoritest. Ja... Kui te nüüd keegi praegu vaatate seda ja ütlete, et teie hääletsite hoopis niimoodi ja miks te seda ei arvestanud, siis põhimõtteliselt saladuskatte võib öelda, et meil on täna 30 ja me tõmbame selle joone praegu alla. Ja kui peale seda juhtub ikkagi midagi fantastilist, siis küll midagi välja mõtleme, et ega me midagi hätta ei jäta. Ütleme nii, aga tulemused, räägime korraks tulemustest ka, ma tegin ära suure töö, lugesin kokku 10, et mitte öelda mitukümned kommentaarid ja liitsin kokku hääled, võite need ka üle kontrollida, kui äkki ma olen teinud vea. Hakkame pihta tagantpoolt iPhone SE, mida meil siin laual ei ole, sai 2 häält. See on hea telefon. Kokku oli muide hääletajaid, kui ma nüüd ka õigesti arvutan, 27 pluss 21 on siis 48. 48 on meil praeguse seisuga ütlejaid ja peabki ütlema, et 48-st ikkagi nii kirev oli see pakkujate skaala. Ehk et iga ühe jaoks on parim telefon see, mis ilmselt on tema taskus ja sellepärast neid ongi nii palju, et meie 47-st või 48-st hääletajast siis 10 häält, ma lubasin tagantpoolt alustada. iPhone SE sai siis 2 häält. Mida väga palju ei ole. Väga hea telefon. Väga hea, väike telefon. Oskab kõike, saab hakkama kõige. Ma olengi nüüd proovinud siin ühte nominenti kasutada, mis on sama väike, eks ole. See on siis X Compact ja väike telefon tegelikult väga äge. 3 häält on saanud siis meie aasta telefon Xperia XZ, millega ta on platseerunud meie valikus siis 4. kohale. Noh, hea seegi, ütleme siis 5 häält Huawei P9. Hea telefon jälle. Jah, seal on äge kaamera. Me ei ole seda niimoodi metoodiliselt testinud. Võib-olla me siis võtame ja proovime kõik selle veel järgi. Huawei koha pealt, mida mina nagu virisesin eelmises saates ja ma panin siin ühe sükse pildi ka, eks ole, et Huawei ikkagi peaks nagu natuke seda disaini poolt ka ise mõtlema. Nad on tegelikult ju tore Hiina firma ja usinalt teevad, aga neil on vaja natukene disaini peale nii mõelda, et nad ei teeks iPhone, eks ole. Eelmine saade lõppes, siis tegelikult ma natuke noomisin ka kliendina, sest vaata nagu kõik autod on 4-rattalised. Väga raske on nagu elada maailmas, kus tegelikult nutitelefon ongi üks ekraan ja on üks metallist korpus juba. Ei, seda küll, aga ikkagi, kui me autode peale ka mõtleme, siis võib-olla lihtsalt need Korea ja Hiina tegijad, kas nad on nii palju noored või neil puudub see visioon või ükskõik mis, aga kui sa võrdled ka autosid, igaüks saab aru, et BMW-l on läbi aastakümnet olnud oma joon, see nagu ka teistel, ma ei hakka nimesid nimetama. Võib-olla me nimetame mõne nime veel, muidu me nimetame BMW. Nimetame Volvo. Volvo ja ka tegelikult Volkswagen. Ja Volvo on ka hea näide, kes on ju vahetanud palju omanikke ja käinud nagu firmana ja on olnud turbulentsed ajad. Ja nüüd on ka Hiinas. Otsapidi. Nii et, aga ikkagi omab oma nägu, aga mina väidaks, et ma ei tea täna, milline on Huawei nägu. Kui keegi teab, palun saatke meile pilt Huawei näost, siis me näitame kõigile, milline on Huawei nägu või Samsungi nägu. Igatahes Huawei on saanud oma sellise näoga, mida me täpselt ei tea, siis 5 häält, 3. koht, 2. koht, Samsung S7 ja ma panime siia kokku siis, ütleme, ma panin kokku ka Edge'i. Ehk et mõned olid pakkunud siin Edge'i, küll vist isegi rohkem, ma ei lugenud eraldi kokku, aga põhimõtteliselt läksid nüüd ühte patta ja said siis kokku 8 häält. Aga võitja. Jah, võitja meil laua peal ka, kus juures ilusas punases karbis, vaata. Et OnePlus ja antud juhul siis mitte T-versioon. 3. See 3, jah. Sa oledki võtnud just nimelt selle meie vaatajate võidutelefoni ja seda siis nädal aega juba proovinud ettenägelikult. Ehk et vaata, kuidas me oskasime justkui valida õige. Sa ei võtnud, eks ole, sa ei võtnud Samsungit. Ma ei võtnud seda, jah. Eks ole, sa võtsid ikkagi selle, olgugi, et nende rebisid üsna tasavägiselt, eks ole. Mul ei ole tegelikult selle Samsungi kui ettevõtte vastu mitte midagi, et ta teeb igast põnevaid asju, aga
mina olen sellest telekomi maailmast nagu pärit ja kogu see Samsung on minu jaoks olnud selline ütleme nii, et millegi sünonüüm, mida ma ei taha ka vahele öelda, mulle ei meeldi lihtsalt need telefonid ja see on minu isiklik arvamus. Jaa, see ongi see sama seepärast ma valin kõiki muid asju, võib-olla just põhjusega ka see, et mitte valida seda. Võib-olla see on väga hea, aga ma ei suuda. See ongi see sama asi natukene, mis kogu nendest meie toredatest vastustest ikkagi välja tuli, et nii palju, kui on arvajaid, on ka arvamusi. Selle kohta on üks ingliskeelne ütlus ka, mida ma ei hakka tsiteerima. Ehk et kui teile ei meeldigi Samsung mingisugusel täitsa emotsionaalsel põhjusel, siis see on okei ja see ei meeldigi. Ja siis on ka selliseid arvamusi siin, et aga loeme kokku justkui numbrid ja et ma ei tea, millel on palju megahertse, mis on jube kiire ja aga päeva lõpuks kokkuvõttes võib olla ideaalsete numbritega vastassoo esindaja, aga ei sobi. Ei sobi. Kõik mõõdud justkui lähevad õigesti, arvutab peast hästi, aga ei toimi. Nii et tegelikult võibki siin öelda, et võtke nagu rahulikult, et see võit, et tuli nüüd XZ-ile, et kui kellelegi ei meeldi, ükskõik mis telefon oleks tulnud võitjaks, on ikka keegi, kellele see ei meeldi. Jah, aga tore on vähemalt see, et on rohkem mingisuguse inimesi, kellele meeldib üks asi rohkem. Järelikult on midagi, on natuke võib-olla paremat. Nii, aga nüüd me lähme saate asjalikuma poole juurde ja siis Kaspar on siis personaalselt proovinud aru saada, kas talle meeldib OnePlus. Jaa, see, nagu ma ennem kohe ütlesin, siin on hästi palju nagu toredaid omadusi, erinevad personaliseeritavad nupud, kas või nagu see külje peal nupp on, mis tavaliselt iPhone'il käib teistpidi, eks ole, niimoodi klõkk ette ja taha, see käib üles alla, mis ei ole ka midagi uut, aga siin on 3 astet on nagu, et on selline priority notifications ja kohe silent, ehk et ma saan nagu, mis on minu arust geniaalne asina. Ehk et mida aeg edasi läheb, seda rohkem tegelikult ma näen seadmete juures seda, et lisaks sellele tavapärasele nii-öelda ekraanile, mis meil telefonil on igasugused viiped, mis lihtsustavad seda telefoni kasutamist ja on ka siis nagu sellised nagu dedicated nupud või siis ka kaameranupp, mis siit on puudu muidugi. Aga siin saab teistmoodi natuke piltid ja jällegi kasutada shutterit, kui sa ise ära nagu seda volüüminuppu, kui sa ise ära seadistad selle. See ei ole küll 2-astmeline, eks? Jah, see ei ole 2-astmeline, aga need igasugused sellised füüsilised nupud, no mina ütlen küll telefonitootjatele, kui nad jällegist seal Koreas või kuskil vaatavad meid, et tehke neid nuppe juurde, sest see on tore nagu, et nuppe on hea kasutada, sa ei pea vaatama neid. No üks hea idee muideks, ma mõtlesin just selles, kui sa rääkisid selle 2-astmelisuse peale, et selle mõte on ju see, eks ole, et kaeve paneks subjekti fookusesse, kui sa vajutad peale klõpsu, teeb pildi. Et see oli Nokia N9, kes lahendas selle puute ekraani peal väga geniaalselt. Nimelt, kui sa vajutasid seda kaamera nuppu, et tee pilt, puute ekraani peal on ka üks aste, siis ta pani fookusesse ja pildi tegi ta siis, kui sa lasid nuppu lahti. Et samamoodi saaks ju teha ka siin shutterit selle volüüminupuga. Ehk et sa vajutad ta alla, fokuseerub ja nii lahti lased pildi. Nii et selliseid lahendusi saaks ju teha. Et kõiki neid spekke ja igasuguseid mõõte ja näitajaid, ma arvan, igaüks saab ise lugeda, et ma ei hakka siia nagu süübima. Ma pean muidugi tunnistama seda, et 6 giga RAM-i igal Androidil peaks olemas olema. Ehk et OnePlus on siinkohal nagu tabanud nagu seda naelapead, ehk ilmselt nad on natukene vaadanud, et mis nad peaksid tegema, et see Androidi kogemus oleks nagu võimalikult sujuv. No see tähendab ikkagi, et nii-öelda raud on ikka väga-väga tõhus. Kõik, mis siin sees toimub, see toimub imekiiresti ja see on nagu tore kasutada. Ja ma pean nagu ütlema nagu seda, et minu jaoks muutus see suurus lõpuks ikkagi selliselt, ma olen harjunud nagu mingisuguse suurusega jällegist ei ole nagu võib-olla konkreetselt tarkvara nagu teema, mis siin sees on. Et see Android mulle iseenesest täitsa sobib, mis siin on, aga teatud asjad on, et ma hakkasin seda telefoni äärt kuidagi niimoodi puutuma ja katsuma, et on nii õhukene nagu siit, et iseenesest see on tore võib-olla, kui need telefonid muutuvad ainult ekraaniks. Aga selleks peaks tarkvaraga järgi jõudma, ehk et kõik need puudutused, mis ma oma suure pöidlaga siit äärest teen, ehk et neid nagu ei tabaks nagu seda kontenti. Kas ma valetan, et kas mitte Apple ei teinud seda oma pisikeste nende iPadidega? Ei, iPadil on seal olemas, ehk et sa saab pöidla peale panna. Ja midagi ei juhtu. No see on jah, et sa saad võtta niimoodi vaata kätte. Minu arvates oli see väikse iPadiga. See on suurega ka, ehk et sa võtad lihtsalt kinni siit niimoodi. Ja nüüd ta nagu kaotab selle ära ja ma saan ikka edasi scrollida. Just. Ehk et ma saan teda käes hoida. Täpselt see sama asi, ehk et see ekraan nagu ei sega seda. Just, et sa võtaksid pöidlaga kinni ja siis ma saaksin teha, aga siin ei ole. Et kui ma siia pöidla peale panen, siis ta kohe mõtleb, et ma tahan siin... Jällegi tuleks vaadata, mida Apple on teinud. No, natukene tõesti võib-olla seda. Ma ütlen ikkagi siin vahele ka sellise, see sama, kuidas ma ütlen, see trumm, mida ma kogu aeg taon või kasutame sellist väljendit. Kui sa ikkagi seda disaini vaatad, okei, ta ei ole päris iPhone, aga näed, palun, mul on siin iPhone ka.
Hakkame vaatama nüüd. No vaatame korraks. Et ikkagi pöörada kuidagi nii, noh. No kõigepealt vaatame eespoolt. Siit ei saa hästi eespoolt ei saa aru. Küll millest saab aru on... Okei, logo ei ole. Plusspunkt selle eest OnePlusile. Küll, mis ei ole nii tore. Miks Android-telefonidel, kus nagu sünnis saadik on olemas tagasinupp ja siis see multitaskingu nupp, miks neid nuppe niimoodi peidetakse? Ei tea, jah. Neid nuppe ei peida ainsana Sony. Ei peida, jah. Et need on kolm nuppu võrdsed, need on peitu pandud. Täpselt samamoodi peidab neid nuppe Samsung. Ja mina arvan, et ma tean vastust, sest et siin on üks nupp. Okay. Võib-olla ma arvan täitsa valesti, aga need nupud on kõik sama olulised, et nad võiks ju siin olla kenasti näha. Softiliselt kas või nähtavad, nagu, et sa võid siia muidugi kuvada, aga... Ja muidugi siin on näha, et siis mõlemad on venitanud selle nupu, eks ole, siis pikaks, nii Samsung kui OnePlus, et see on nagu äge. Tegelikult ei ole äge, tegelikult see minust ei ole ka iPhone'i puhul hea lahendus, et see sõrmeli sensori asukoht. See ei ole nagu väga hea asukoht. Pixel on okei, et kui me kunagi jõuame Google Pixi juurde, siis nagu... taga või ka Sonyl siin. Külje peal, see on väga hea Sony lahendus just. Sony on jällegist olnud nagu omamoodi pioneer. On, jah, nagu selle tagumise sõrmeli sensori tõi tegelikult LG. Just. Nii, aga kui sa vaatad seda telefoni just veel, vaatame otsast. Külje pealt on. Külje pealt, okei. Aga nüüd, kui me vaatame tagant, siis nagu on ikka liiga suur sarnasus, võime küll öelda, et see on... Võib-olla see on nagu funktsionaalne, et ma ei tea, kas siin on mingid antennid. Antennid, jah, need on... Või kui sa vaatad ka seda portide nagu osakonda, ikkagi on... Mina ütlen siinkohal seda, et anna alla sellega. Ei anna. No vaata seda, okei, mõni ütleb, et see on hunt kole, aga siin ei ole nii. Just, aga nüüd on see, et vaata, OnePlus on teinud see, et tal on ääred on siis kumerad, kui sa võtad nüüd kätte. Ja ma tean, tegelikult ikkagi käes püsib OnePlus väga hästi. Absoluutselt. Ehk et siin on oma teatud asjad, aga mina ütlen nii, et mis sa sellest nagu telliskivi on ta, mis värvid on, see on oma asi, aga see väga seda kuju ei muuda, et nii need asjad on läinud. Kuidas ta pilti teeb? Pilti teeb üli hästi, et kõik toimub välgukiirusel. Millegi pärast on siit ekraani pealt ära kadunud. Kas sul kaamera siin ei ole? Ei olnud, jah. Ei, see ei ole. Kaamera pani plehku praegult. Aga kuidas töötab otsing? Kas sa niimoodi saad teha, et... Ei, siin ei saa. Siin ta tõmbab nii lahti selle menüü, okei. Et Sony on siin kohal jälle võib-olla natuke vaadanud ka omakorda iPhone'i, eks ole, et siit tuleb lahti otsing, et ma vaatan OnePlusil, siis avaneb see ülemine kardin, eks ole. Just kardina. See on nagu Androidi. Aga kuidas sa saad nüüd ruttu otsida? Otsi ruttu üles kaamera. Kaamera on tegelikult siin ikkagist. Ma neid ikoonid ajasin täitsa sassi nagu, et nii, kaadilt. Ehk et ei pilti ja kõik see asi nagu, see toimub nagu välgukiirusel ja kohe on pilt olemas ja kohe ma saan seda avada ja see, ma ütlen, see RAM-i küsimus on ikkagist Androidi puhul nii oluline, et kui te telefoni ostategi, siis vaadake nagu seda Androidi puhul vähemalt, et seal oleks rohkem kui 4. Aga üldiselt on telefon nagu omal kohal ja minu arust on ta väärt seda meie vaatajate auhinda, et hind on paigas, sisu on paigas, kõik asjad toimivad. No mis siin nagu siis võib-olla see miinus on, et see on ikkagi telefon, mida ei saa osta täna sellise operaatori paketiga või järelmaksuga või et see telefon tuleb võtta siis tellida Hiinast. Eks ole kohe välja osta. Just, et kellel ei ole krediitkaarti, see peab kohe välja maksma nagu, või üldiselt sa ei saagi muidu osta, aga et sul peavad olema mingid tingimused täidetud. Et selles mõttes nagu üllatav või isegi tore, et need inimesed, kes ikkagi valisid selle OnePlusi, ma ei tea, kas neil ka endal see personaalsed on, aga kui see tõesti nii on, et veel nendel on ja nad valisid, siis ikkagi näitab, et väga paljudel on huvi võtta seda võib-olla siis head ja ägedat asja kuskilt kaugemalt, riskides natuke sellega, et siin ei ole siis järelteenindust või ei ole mingit soodsat liitumispaketti või mida iganes. Mina ütleksin ka seda, et nagu, kes saaks olla veel Tehnika.tv vaataja kui selline nagu uuendustele pürgiv nagu inimene, kes tegelikult on valmis muutusteks, ostma asju internetist. Ütleme ka meie enda kaitseks, et eelmisel aastal me valisimegi OnePlusi aastatelefoniks ka. Ja ega sel aastal ka natuke isegi võib-olla oli see moment, et OnePlus oleks olnud ka täitsa väärikas kandidaat ja mina personaalselt oleks ta ka ilmselt tõstnud ettepoole Samsungist. Aga lihtsalt eks natuke oli see aspekt ka, et võib-olla aastad võiks natuke erineda. Et see auhind ei pea nagu olema nüüd niisugune, kuidas ma ütlen, nagu kivist raiutud, et ainult mingid parameetrid ja kõik. Ja kui keegi siin ka küsis, et teil oli mingisugune metoodika ei olnud väga võib-olla pädev ja see metoodika oligi täpselt selline, nagu me eelmises saates ütlesime, igaüks valis oma 5 telefoni välja või oma topi, nendest tekkis 5 telefoni ja siis me ikkagi seal vaidlesime ja põhjendasime. Minust see on äge metoodika, kui lihtsalt panna kuivad punktid kokku, sest see kuivade punktidega võibki kuidagi asi minna kuivaks. Aga telefonid
noh, nad ei ole enam nagu väga kuivad, sest et see kuiv osa ei ole enam täna nii oluline. Okei, sa seda RAM-i siin rõhutad ja võib-olla muid tehnilisi näiteid, nagu põhimõtteliselt see, paljud on ka siin meie kommentaarides muide öelnud, näiteks paljud, aga vähemalt mõni on öelnud X-kompakti kohta, et on küll vähem suutlikkust, aga väga äge, talle sobib, eks. Suurus on, minu arust on nagu see kompakti puhul ikkagist on nagu suurus, sest ausalt öeldes minu jaoks ongi nagu telefoni suurus on see suurus, noh. Ehk et see kompakt ja S6 ja niisugused, noh, see on kuidagi normaalne, et ma saan kõik asjad ära teha ja kui ma tahan suuremat ekraani, siis ma võtan iPadi juba. Ja no seda ei tasu ka keegi siin arvata, et me tegime eelmise saate küll mobiiltelefonis valimisest nagu saate, et just kui meie saatel keegi lõppu vaatab, siis ta näeb seal mõningaid logosid, et meid on siin aidanud Sony või meid on aidanud näiteks Canon, eks ole, siis ei ole seal mitte mingisugust seost selle aasta telefoni valimisega või et umbes, et kui tuleb, meid on toetanud Sony ja siis aasta telefon Sony, siis ei ole mitte mingit seost. Ma ütlen nagu selle rahustuseks, et need on hoopis muud põhjused. Nii et seda poolt ei tasu siin kindlasti kahtlustada, et keegi kuskile tõi siin, andis mõned kilekotid ja siis midagi valiti. Aga ma saan aru, et sellepärast tõmbame joone alla oma uue aasta heietusele ja tõmbame joone alla siis sellega, et noh, äge telefon, sa oled proovinud, ütled, et on ka äge telefon. Soovitan osta, eriti neile veel, kes reisivad palju, saavad 2 SIM-kaarti ka panna, mis ma unustasin ära, ehk et üks Eesti oma, üks mingi travel SIM ja... Nii, ja nüüd tuleb kõige põnevam osa. Kõige põnevam osa on see, et kes saab selle kollase karbi. See oli tegelikult ju, ütleme nii, et selle saate sisu. Noh, võib ka nii öelda, eks ole, et me oleme siis, nagu me alustasime saadet 30. detsembri lõpuga, oleme joone alla tõmmanud ja me ei hakanud ausalt loosima, mõtlesime küll, et me siin viskame täringuid ja tegime kõike muid asju, aga nagu ikka, tunde pealt, noh. Martin oli väga tubli, selles mõttes, et Martin, kes kirjutas kommentaari 0211 ja Martin kirjutas meile luuletuse. See on nagu omamoodi armas, et ma ei tea, kas loeme see ette ka, see ei ole juba väga pikk, et parim telefon see aasta oli Cat S60. Palun väga, omapärane lähenemine. See oli, ma ei tea, kas see oli luuletuse pealkiri, see oli esimene lause. Palju jõulisem, vihasem, just kui pommivarjend. Ei kartnud ei vett ega vihma ega rahet. Mitte miski ei murdnud ta vastupanu tahet. Maha kukkus vastu betooni, kui jooksin pea õieli. Õnneks oli peal klaas, Gorilla Glass 4, õiel ja 4 vist läksid riimi. Ma natuke interpreteerisin varesti. See ei olnud nüüd seal luuletuses, seda ma ütlesin ise. Nüüd ma olen luuletust edasi. Ainus telefon, mis omab termokaamerat. Käin telo käes, naaber vaatab kui jaburat. Mu kätt on parim, nii õnnelik olen maa. Taskusse ei mahu, see eest tolmukindel taa. Parim telefon see aasta, ei soovi juhi uut, veel häid jõule ja head aastat uut. Ja aastat sullegi, Martin, ja tõesti, mul on hea meel, et sa oled leidnud endale nagu selle oma ja veel see aasta ei tahagi vahetada, vaata. Just, ja mine siis võtta ära droonipoest see kollane kopter. Sa võid seal ka muideks mõne luuletuse öelda. Kõik ainult rõõmustavad selle peale.